Ühel päeval, umbes aastal 96, uuris Raadio 2 peatoimetaja Riina Sildos, et kas kellelgi on Mart Juure telefoninumbrit. Juurikal oli Top Raadios üsna pöörane kohapeal improviseeritud saade Raadiostantsija, mida ta vedas koos Tõnu Pedaruga. Mõnes mõttes siis ajalehe Nelli Teataja audioversioon. Ja kuna Pedarul oli tolleks hetkeks palju muid tegemisi kaelas, kutsus Juur partneriks sõbra ja kolleegi huumori- ja satiiri ajakirja Pikkeraegadest. Tema nimi on Andrus Kivirähk. Saate signatuuri meisterdas Jaan Elgula ja see peaks olema Raadio 2 vanim tänase päevani käibel olev kõll. Rahva omakaitse saate alguses kõlas ka Eurovisiooni tunnusmeloodia. See vast tõigi toimetusele mõtte, et Andrus ja Mart kommenteeriksid järgmise Eurovisiooni lauluvõistluse ülekannet. Enne seda kandis Raadio 2 üle ETV translatsiooni, kus võistlulugud vahele rääkisid kas Reet Linna või Marko Reikop ja Rahva omakaitse muutis mõneks ajaks mängu. Nad viskasid oma ülekannetes nurka peaaegu kõik ametliku jutu mõttes ette nähtud paberid, vaatasid telekat ja vist ei kuulandki eriti muusikat. Viimaks oligi sedasi, et ainus Eurovisiooni finaali lugu, mis nende ülekandes kõlas otsast lõpuni, oli Eesti oma. Ja see kõik oli nii õudselt lõbus, et kaabeltelevisiooni saabudes nõustus ETV eraldama Mardile ja Andrusele täitsa oma helikanal. Lõpuks, kuigi fanaatikud ja muud sponsorid katsid iga ülekande jaoks rikkaliku laua, siis Andrus ja Mart siiski tüdinesid. Vast oma viimase euroülekande hetkel kasutasid nad tohutult palju sõna rastanud. See polnud meelda väga paljudele kuulajatele, seal hulgas ka ringhäälingu bossidele. Järgmist tavapärast teisipäeva õhtust saadet alustasid Mart ja Andrus korduvate vabandustega. Suurem osa saatest koosneski lausetest nagu me väga vabandame, et kasutasime sõna trastanud, andke palun andeks. Ja nii edasi kõlas T-sõna veel tihedamini kui tolles hiigelpikas Eurovisiooni ülekandes. Ja nad asendasid ilmselt lepituse mõttes oma saate avaloo, milleks oli Eurovisiooni ametlik signatuur. Asendasid selle mitte vähem uhkemat teosega Len-filmi tehtud Sherlock Holmesi ja Dr. Watsoni seikluste põhilooga autoriks Vladimir Daškevitš.